Jeesus Vanas Testamendis. Jeesus on esimeses Moosese raamatus kirjeldatud naise seeme, mis purustab kord saatana pea. Esimese Moosese 3:15. Ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, kuid kelle kanda sa salvad. Jeesus on ohvrital, kelle verega määris Iisraeli rahvas oma kodud uksepiidad, et surmaingel neist mööda läheks. Võtku iga perevanem tal ja nad võtku verd ning võitku ukse mõlemad piitjalad, ütleb 2. Moosese 13:7. Jeesus on ülempreester, kes on lepitanud meie patud. Ja kui preester on nõnda tema eest lepitust toimetanud issanda ees, siis antakse temale andeks kõiges, mis ta tegi. 3. Moosese 5:26. Jeesus on pelgulinn, kuhu sai varjuda kogemata mõrva sooritanu. Ja kogudus päästku tapp ja veritasu nõudja käest ja kogudus saatku ta tagasi pelgulinna, kuhu ta oli põgenenud. Jeesus on prohvet, kelle tulemisest rääkis Mooses. Ja issand su Jumal äratab sulle sinu keskelt su vendade hulgast ühe prohveti, minu sarnase, teda te peate kuulama. Jeesus on sõjaväevürst, kellega kohtus nägemuses Joosua. Sündis, et ta tõstis oma silmad üles ja vaatas, ennäe, tema ees seisis üks mees, paljastatud mõõk käes. Ma olen nüüd tulnud kui issanda sõjaväevürst. Jeesus on kohtumõistja, kes mõistis õigust Jumala rahvale. Sea enesele kohtumõistjad ja ülevaatajad, nemad mõistku rahvale õiglast kohut, kirjutatakse 5. Moosese raamatus. Jeesus on kui Boas, kes lunastab Ruti pärandi ja abiellub temaga. Siis Boas ütles vanematele ja kogu rahvale, te olete täna tunnistajad, et ma olen ostnud Noomilt kõik, mis kuulus Elimelekile, ja Boas võttis Ruti ning see sai tema naiseks. Ruti raamat 4. peatükk. Jeesus on templi taastaja Nehemia ja Esra raamatutes. Mattuse 16:18 ütleb, sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Jeesus on lunastaja, kellest räägib Hiob, sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma, Hiob 19:25. Jeesus on eestkostja, nagu Ester, kes seisis oma rahva eest. Jeesus on hea karjane Taaveti lauludes. Psalm 23:1. Issand on mu karjane ja mul pole millestki puudust. Jeesus on laps, kelles sünnist ja saaja detailselt kirjutab. Enne neitsi jääb lapse ootele ja toob poja ilmale ning paneb temale nimeks Immanuel. Jeesus on suur kohtunik, kellest kirjutab Aamos. Ta on Joona, kes veetis 3 päeva kalakõhus, mis on pilt Jeesuse surmast ja ülestõusmisest. Ta on Iisraeli kuningas, kellest kirjutab Sefania. Sakaaria kuulutab ette, et Jeesus saab ratsutama eesli seljas. Jeesus on õiguse päike, kellest kirjutab Malakia. Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Prohvetid, kes sellest kirjutasid, igatsesid aru saada sellest, mõista seda, näha seda. Meie võime sellest päästest täna elada.